Veel kord siis tere kõigile ja järgnevalt siis meie poolt tulemas Euroopa õpingute infotund. Ma teen ettepaneku, et me korraldaksime seda niimoodi, et mina ja programmijuht Stefano Bragiroli siis kõigepealt tutvustavad seda õppekava teile ja seejärel vastame teie küsimustele. Kui teil tekib vahepeal jooksvalt küsimusi, siis te võite kirjutada neid vabalt ka chati ja siis me püüame vastata neile ka jooksvalt. Ja kõigepealt räägin mina natukene eesti keeles sellest, et mis on see Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut ja siis räägib juba programmijuht natukene õppekavast lähemalt. Nii et kõigepealt natukene instituudist endast, et usun, et mõnele inimesele on see nimi siin natuke tuttavam. Oleme siis Tartu Ülikooli poliitikauuringute instituut, nii et meie vastutada on siis Tartu Ülikoolis õppe- ja teadustöö politoloogia, rahvusvaheliste suhete ja avaliku halduse valdkonnas. Me teeme seda kõigil 3 õppeastmel, bakalaureuse, magistriõppe ja doktoriõppe astmel ja nii eesti kui inglise keeles. Et lisaks sellele siis paikneb meie instituudis ka sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus, RAKE, mis teeb siis uuringuid erinevatele Eesti avalikele asutustele ja eraettevõtetele. Aga see on ka üks hea näide sellest, kuidas praktilised tegevused või praktilised uuringud väga selge ja praktilise väljundiga on siis meie instituudi osa. Meil on umbes 500 üliõpilast, umbes 40 õppejõudu ja neist pooled on siis erinevatest välisriikidest. Lisaks sellele on meil palju praktikutest külalisõppejõudusid, mis siis võivad tähendada nii üksikuid loenguid, aga ka terveid loengukursusi. Palun järgmine slaid. Aitäh. Nüüd natukene sellest Euroopa õpingute õppekavast. Et üks selline võib-olla ootus, mis me oleme kohanud, on seotud sellega, et mis need Euroopa õpingud siis üldse endast kujutavad. Ja kuivõrd me oleme poliitikateaduste instituut, siis Euroopa õpingute õppekava on meil ka väga tihedalt seotud ühiskondlike poliitiliste arengutega Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu naabruskonnas. Et see õppekava on tegelikult loodud enne Eesti liitumist Euroopa Liiduga aastal 2003 ja siis oli selle eesmärk valmistada ette spetsialiste, kes oleksid üleüldse võimelised nii Eesti ministeeriumites kui Euroopa Liidu institutsioonides Euroopa Liiduga töötama või Euroopa Liidu erinevates poliitikavaldkondades töötama. Et loomulikult sellest ajast on 20 aastat möödas ja ka meie õppekava on mitu korda uuendatud ja viimati just siis nüüd möödunud aastal. Nii et me oleme proovinud siis hoida seda õppekava ka värskena ja mis seal täpselt värskem on, siis sellest programmijuht räägib hiljem täpsemalt. Aga praegu ma ütleksin selle õppekava kohta lihtsalt nii palju, et meil on tõepoolest see eesmärk proovida hoida sellel õppekaval sellist üsna kas laia fookust või erinevate spetsialiseerumisvõimalustega fookust. Nii et ühelt poolt me anname küll taustateadmised Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide kohta, natukene poliitikast, ajaloost, majanduslikust arengust, aga teiselt poolt me ka vaatame konkreetseid poliitikavaldkondi ja proovime siis anda seda teadmist, mida oleks vaja siis spetsialistile, sõltumata sellest, millise konkreetse poliitikavaldkonnaga ta parajasti töötab. Nii et meie lähenemine on selline üsna interdistsiplinaarne, aga põhirõhk on sellel, et
et üliõpilane siis võiks aru saada sellest, kuidas Euroopa Liit toimib, millised on need institutsioonid, millised on need poliitikavaldkonnad, millega ta on tegelenud, tegeleb praegu ja mis väljakutsed siis Euroopa Liitu ja ka Eestit liikmesriigina ees ootavad. Nii et põhirõhk Euroopa õpingute õppekaval on Euroopa Liidu valdkonnal. Palun järgmine slaid. Ja nüüd natukene siis lähemalt sellest, et mida see õppekava siis lisaks konkreetsetele ainekursustele, millest me räägime ka, endast kujutab. Kõigepealt tasub öelda seda, et õppegrupp on üsna väike, vastu võetakse alla 20 inimese. See on meie jaoks väga positiivne selles mõttes, et see tähendab, et me saame läheneda kõikidele õppijatele üsna individuaalselt. Et kuidas me seda teeme? See puudutab siis nii konkreetseid õppemeetodeid, mida erinevates ainekursustes kasutatakse, aga ühtlasi ka meie õppejõududel on siis väga erinev selline taust või kogemus, millest lähtuvalt siis üleüldse kursusi õpetatakse ja kõik õppejõud ei ole teadlased selles mõttes, et või vähemalt ei tööta hetkel ülikoolis, et tegu on ka päris mitmete praktikutega meie õppekaval. Me püüame siis jõuda selleni, et me arendaks oma õppijate oskusi tänapäeva ühiskonnas probleemide lahendamiseks. Et mida see siis õigupoolest tähendab, et kui me võtame näiteks selle näite, mis defineerib meie elu järjest rohkem, kui me räägime seosest Euroopa Liiduga, näiteks rohepööre, siis me saame sellest rääkida nii Euroopa Liidu poliitika kujundamise kontekstis, me saame sellest rääkida Euroopa Liidu majanduse ja majandusarengu kontekstis, liikmesriigi, Eesti kui liikmesriigi ja spetsiifiliste probleemide kontekstis ja nii edasi. Ehk siis, et mõte on selles, et me võime ühte ja sama teemat käsitleda väga mitme vaatenurga alt ja ma kujutan ette, et ei ole palju valdkondi, ühiskondlikke teemasid Eestis, kus rohepööre näiteks ei tuleks kuidagi mängu. Ehk siis põhirõhk on just sellel, et saaks sellised oskused, tööriistad, teadmised väga erinevalt sama probleemi lahendamiseks. Ja praktikutest ja külalisõppejõududest me juba mõnevõrra rääkisime. Ma võin siin kasutada lihtsalt seda võimalust ja tuua näite minu enda kursusest, milleks on Eesti Euroopa Liidus ja Euroopa Liit Eestis, ja mis on siis täpselt üles ehitatud sellistele külalisõppejõudude kaasamisele, et meil on väga põnevaid, huvitavaid esinejaid nii näiteks Euroopa Komisjoni poolt Eestist, aga ka Riigikantseleist, kus on inimesed, kes tegelevad Eesti Euroopa Liidu poliitika formuleerimisega. Ja neid näiteid on ka teisi. Nii et see on see, kuidas see õpe siis kokku tuleb. Palun järgmine slaid. Ja sisu poolest, ja hiljem Stefano näitab teile ka konkreetseid kursusi, aga sisu poolest, nagu ma ütlesin, siis põhirõhk on Euroopa Liidul. Meie jaoks on oluline, et igaüks, kes läbib selle aine, selle õppekava, saab teada Euroopa Liidu ajaloolisest arengust, saab teada erinevate poliitikavaldkondade arengust ja saab aru, kui sellest räägitakse, kui ajalehes sellest kirjutatakse, et te teate, millest on jutt. Aga lisaks sellele siis loomulikult on oluline osa ka see Euroopa, mis jääb Euroopa Liidust väljapoole, nii et me räägime ka Euroopa Liidu naabritest, välispoliitikast ja regionaalsest integratsioonist. Nii et
Selliseid teemasid me siis käsitleme erikursuste lõikes ja teeme seda selliste veidi teistsuguste õppemeetoditega, et siin ei toimu sellist loengupidamist või ei toimu ainult loengupidamist, et näiteks siis antakse erikursustel stsenaariume lahendada, toimuvad simulatsioonid, toimuvad poliitikapaberite kirjutamised, mõju hindamised ja muud sellised teist tüüpi ülesanded. Loomulikult me ei saa üle ka ümber nendest akadeemilistest käsitlustest, sellest, kuidas mõista Euroopa Liitu, aga täpselt sama palju me räägime ka sellest, mis praktikas toimub, mida me võime igapäevameedias lugeda. Ja nüüd, mis selle õppekava juures veel väärib rõhutamist, on see, et siin õppekaval toimub õpe 2 keeles. On kursused, mis toimuvad eesti keeles ja siis on osad kursused, mis toimuvad inglise keeles. Ja niimoodi meil on siis võimalik tuua sellist mitmekesisemat vaatepilti, sellepärast, et ingliskeelsetes õppegruppides enamasti õpetavad ka õppejõud, kes on kas siis näiteks teisest riikidest või siis vähemalt rahvusvahelise kogemusega ja samamoodi on ka näiteks õppegrupid ingliskeelsetel kursustel on rahvusvahelised ja pean ütlema, et ei ole midagi huvitavamat, kui arutleda Euroopa Liidu välispoliitika või Euroopa Liidu laienemise üle sellises õppegrupis, kus kõik osalejad ei ole ainult Eestist, vaid sa kuuled ka näiteks Prantsuse või Itaalia või miks mitte ka hoopiski Ameerika tudengite arvamust sellest, et mis see Euroopa Liit on. Et see annab sellise väga hea sissevaate, kui me muidu võib-olla keskenduks ainult selle Eesti perspektiivile. Nii et see on see, mis selles õppekavas on lisaks. Palun järgmine slaid. Nüüd, kellele Euroopa õpingute õppekava siis õigupoolest sobib? Tegu on sessioonõppega. Sessioonõpe Tartu Ülikoolis tähendab seda, et õppetöö toimub 2 korda kuus reedeti ja laupäeviti. Nii et mitte terve nädalavahetus ja mitte ka ainult nädala sees. See tähendab seda, et on üsna hästi võimalik kombineerida õppimist ja töötamist. Et kõik, võin öelda, et nii palju, kui ma üldse mäletan, et ikkagi umbes 95% meie üliõpilastest on töötavad inimesed. See ei tähenda, et sellel ei oleks muidugi oma väljakutseid, aga see on võimalik ja meie tudengid seda ka tõestavad. Siis kindlasti on seal õppekaval õppimise eelduseks see, et on huvi ühiskonna toimimise vastu. Et see ei pea tingimata tähendama seda, et te töötate riigiasutuses ja vajate mingisugust enesetäiendust, ehkki see on ka suur osa meie õppijatest. Aga võib ka vabalt olla nii, et te näiteks otsite võimalust teha karjääripööret, soovite täiendada oma teadmisi enne, kui kandideerite tööle Euroopa Liidu institutsioonidesse, vajate seda teadmist sellepärast, et te tegelete mingisuguse, ma ei tea, näiteks hobiga, mille jaoks teil on vaja Euroopa Liidu alaseid teadmisi. Näiteks kirjutate projekte, taotlete raha Euroopa Liidu erinevatest rahastusfondidest. Nii et oluline on lihtsalt see, et õppijal oleks selline seos selle teemaga, millega õppekava tegeleb. Aga loomulikult me arutleme palju ka päevakajaliste teemade üle, nii et mida rohkem te olete nende teemadega kursis, siis seda huvitavam teil on. Ja üldiselt ma võin öelda ka, et kui te praegu tunnete, et te väga hästi ei ole kursis, siis nende õpingute käigus see juhtub justkui iseenesest. Kindlasti on töö kõrvalt õppimine päris suur väljakutse.
nii et see tähendab seda, et seal on täiesti arvestatav enesearengu komponent ja võib-olla isegi tõsine eneseproovilepaneku võimalus, sest et tõepoolest ei ole see ka lihtne. Tuleb ju ikkagi 2 aastaga samamoodi õppida, nagu õpivad tudengid ülikoolis, kelle jaoks see on põhitegevus. Aga tänu erinevatele ülesannetele, erinevatele kursuse ülesehitustele ja teatud paindlikkusele, mis me oleme püüdnud siin õppekavas luua, siis ma kinnitan, et see on võimalik. Ja meie õppegrupid on siiamaani olnud tõepoolest äärmiselt erinevad. Nagu ma ütlesin, see ei tähenda, et peab olema politoloogilise taustaga või mingisuguse muu konkreetse majanduse taustaga, et mida mitmekesisem see grupp on, meie kogemuse järgi seda paremini see tegelikult töötab. Et näiteks praegusel hetkel on minu õpetatavas grupis koos inimesi Kliimaministeeriumist, siis lennunduse taustaga inimesi, siis kohaliku omavalitsuse töötajaid, siis kodanikuühiskonna aktiviste, nii et absoluutselt kõike. Ja kui te sellises grupis arutlete Euroopa Liidu teemade üle, siis see on tõeliselt arendav kogemus. Nii et erinev taust, erinev hariduslik, ühiskondlik taust on väga teretulnud. Küll aga peab ütlema seda, et kuivõrd osa õppetööst on inglise keeles ja ka osa lugemismaterjale on inglise keeles, siis me eeldame, et inglise keele oskus suhtlustasandil on olemas, et õppija tunneks ennast mugavalt juhul, kui on vaja ka inglise keeles suhelda või kirjutada. Palun järgmine slaid. Ahaa, ja siin ma saangi siis sõna üle anda Stefanole, programmijuhile. Saate kohe oma inglise keele oskust ka natuke testida. Stefano räägib nüüd siis lähemalt nendest asjadest, mida ma juba puudutasin, aga läheb rohkem süvitsi. Nii et palun, Stefano. Aitäh, Maili, ja tere tulemast kõigile minu poolt ka. Yes, I will probably continue in English just to add a bit more of depth to what I'm saying. I will maybe start by sharing a few thoughts about the rationale, the logic of the curriculum itself. A few of the points that I will try to kind of dig deeper into, Maili already touched upon, at least on the surface during her part of the presentation. And then after that, I will start to unpack a little bit more the curriculum, what is inside, both in terms of components and in terms of specific courses. But I will start from here. So as Maili mentioned, in 2023, the program went through its last revision, its last reform. At the moment, the program consists basically of 2 session studies in which we meet in person in Tartu. That happens on Friday and Saturday and happens basically for 7 times a semester. And along with that, we have a backup of online learning through asynchronous or synchronous meetings. When synchronous meetings are taking place, so online learning live, that generally takes place on Wednesday evenings. And I would say that the very first thing that can be very relevant to bear in mind for all of you about this is that this really allows you to make a better use of your time. And this, I would say, speaks in the same ways to those of you who are working and are thinking basically to kind of improve their understanding of certain matters related to the European Union, maybe can also grow professionally, or to those of you who are not working at the moment, maybe are fresh graduates, or again, they simply want to widen their knowledge regardless of their job. So simply you will have much more time to do other things and also to basically study independently throughout the week. In terms of how the curriculum is designed in terms of language knowledge, as Maili said,
the curriculum is an Estonian language curriculum, but it has a relevant component in English. So the balance that the moment we offer in terms of courses is around 60% of them in Estonian and 40% of them in English. What is important is that our program puts a fair amount of emphasis on practical and applied knowledge. This means that while you will not lack the most relevant concepts and, let's say, theoretical knowledge about European integration and about the European Union, we will definitely empower you in terms of applying that knowledge. We are talking about, for example, project writing. We are talking about, for example, understanding policies. We are talking, for example, about, again, being able to conduct, let's say, analysis of those policies and really applying the knowledge that you learn very much in your everyday job, or, again, in the perspective of, let's say, connecting that to your professional career. In terms of how to successfully conclude this program, in the light also of what I just mentioned, we offer the possibility of either writing a final MA thesis or to conduct the final comprehensive exams that, on the one hand, can prove your knowledge of the basics of what we have discussed, of the fundamentals of what we have discussed in the 2 years of the program, but also basically to conduct an applied piece of research, basically an applied project. Mario already mentioned quite a bit about the, let's say, the teaching staff and the diversity that we have in our program, so I will not add too much there, but I would say that yes, the team of our experts consists really of well-known Estonian teachers, but also, again, a quite nice international team. And I would also add that, same as Miley highlighted, both the study group of the students that kind of populate our program are from very different walks of life. So while obviously being from Estonia is generally let's say, the main feature that brings you all together, let's say, the walks of life and your background really makes the group quite rich. In addition, in a number of courses, there are also international students that join, at least in certain moments of these courses, the study experience. So again, this would also give you the possibility to have more variety in terms of study experience. And I also want to add that in many of the courses, we really have windows in which we bring in policymakers, practitioners, journalists, and so on and so forth. So basically, we don't learn only from academia, but we learn also from the ones who very much are protagonists in shaping policies and defining them. Now, in terms of how the curriculum is structured, these are the modules of our curriculum. Think of it more or less as a house. I would say that the EU core module represents very much the foundations of our program, is the module that gives you basically the overall knowledge, let's say the fundamentals that allow you to understand quite in depth the way in which the process of European integration works and its practical implications. It is designed in order to be multidisciplinary because by itself, the process of European integration is multidisciplinary. Think of the method and skill module as, let's say, the glue that keeps all the walls together. So basically, again, this is what will help you to understand how policies work, to understand how basically to apply that knowledge in a methodologically consistent way, and also in a way that gives you all those skills that are practically applicable in your professional career, and also in understanding those policies and the way in which the EU decision-making works. Now, after we have, let's say, the lenses to look at how policies can be understood, and let's say the EU knowledge can be applied, and once we have the core of that,
It's up to you to specialize yourself in terms of specific policies. So again, we have the core module that gives you this kind of basic fundamental knowledge. Now, in the policy and governance module, we look at specific policies fields that are very much connected to what the EU does. In the next slides, I will give you more details about that. But basically, each of them looks at a specific policy area that is very much connected to EU policy making and very much connected to how the EU affects our lives very directly in our daily experience. We also have an optional module that allows you that gives you the possibility to specialize even more in the direction of your interests. This is very much open to every course that is offered at the University of Tartu that you can technically include and add to your study experience. And then we have basically the thesis module that basically consists of either the final comprehensive exam or the final thesis, plus one component that supports you in writing the thesis or preparing for the final comprehensive exam that we call development seminar. Now, in terms of logic of the curriculum, again, what you should know in terms of really fundamental compass, first of all, every semester we meet 7 times per semester. As I said, the physical meetings are on Friday and Saturday. The core module, basically the one that really provides the foundations of your learning, takes place primarily during the first semester. During the third semester is when, if you would like to spend a period abroad, you can do that. That's why we have this so-called mobility window that is designed in order to make your study abroad period, or for example, internship, the same can apply to internship, and to make it as comparable as possible with our study program. I want to stress one thing before I move to the last point, that since quite a few of you maybe are working or maybe again have already like full-time commitment beyond this study, we do not have as a requirement to spend a period abroad. But of course, if you want to do that, you have all the support from our side to do that, and you are very much supported in doing that. The last thing is that during the fourth semester, we try to have the curriculum free of courses, and the primary focus on your side will be to write your thesis or to prepare for the final comprehensive exam. When it comes to our menu in terms of study offer, here you can see what are the courses that are available for each of the modules. I will not go too much in depth there, but again, you can see that in the Methods and Skills module, you have courses that primarily relate to methodology of doing research or to what we generally refer to as transferable skills. For example, leadership and negotiations or funding programs and project writing. Then we have the EU core module. Then you have 4 courses that relate to, as I said, the multidisciplinary nature of the EU and really the fundamentals, so policy making, EU in the world, which basically is about EU foreign policy, economic governance, and EU law. And then beyond that, we have one extra course that looks at the contemporary challenges to European integration. So very much what has been in the process of writing now, what is happening now. Then we have the module on policy and governance. Here we have policies that very much define what European integration means. You see all of them here. And they are offered, each of the course is offered every 3 semesters. So basically they rotate. The courses that are highlighted in bold are the ones that are on offer for the next semester. So the one basically that, in case you are interested to join the program, you will be starting with. We have also the optional module. As I said, it consists of 12 ECTS that you can personalize and customize the way you want. We suggest, but again, this is
one recommendation, not one obligation, that you can use, for example, 6 of those ECTS to learn one language that you can use for your professional development, your professional career, in any case, useful and interesting for you. One clarification, the optional module that is counted for the sake of the completion of the curriculum consists of 12 ECTS, but there is basically and formally no limit to the optional course that you might want to take, let's say, beyond the completion of the curriculum. So let's say if you have time, and if, let's say, the curriculum is being filled according to plans, nothing prevents that you take, let's say, 24 ECTS in total as optional module. This, again, can simply enrich you and make you, let's say, more knowledgeable about the different courses and so on. But it does not, there's nothing that prevents that from happening as part of your studies. This module, as I said, consists either of the thesis or the final comprehensive exam, plus the master seminar, which will help you to prepare for the thesis or for the final comprehensive exam, and starts from the second semester. In terms of career perspectives, again, considering that our study group consists of, I would say, roughly half and half, students that are that are basically already working, and again, they are looking for the best way to grow professionally and prepare for maybe the next step in their career, or fresh graduates that again are studying and just simply continuing in their studies. Again, we have students or we have graduates who have found their job in local administrations, at the state level, even some at EU level. Of course, as Miley said, some of them who are students and already working at the same time already work, for example, in ministries or again in local administrations. Also, the media and information sector is quite common both among our students and among our graduates. Again, third sector, private, public, it's also quite common. But overall, I would say that one of our biggest assets is really the diversity of the study crew that we see, both in terms of the ones who are studying at the moment, but also where they end up after once they're graduated. One thing that I'm proud to mention is that our program is supported and has been, by the way, reformed as part of the activities of the Jean Monnet Center of Excellence, which is based at our institute, is the only one in the Baltic states at the moment, and is called Rejuvenating Democracy in Europe. The Center of Excellence does not simply support the program, but also, by the way, provides a lot of activities, a lot of conferences, a lot of events that, of course, are open to all of you and are very much offered to all of you. So again, the menu is rich. And in terms of the menu is rich, I can just mention a few of the activities that, let's say, would be open to your participation beyond, let's say, the curriculum itself. So we have what I called there the first thing on the list, our legendary autumn school in Kariku. Again, it's a great opportunity to meet policymakers, decision makers in the, of course, if it's in October, I cannot really call it idyllic, but let's say in the idyllic venue of the Kariku sport facilities. We organize from time to time writing boot camps. As I said, we have speakers and guests pretty much from all over Europe very often. And again, all these events are open to you. We try to invite every fall semester, the delegation of Estonian members of the European Parliament, and many of them very often come. As I said, you can spend a period abroad as part of the exchange programs, primary of them the Erasmus one, internship opportunities. There is also the opportunity, for example, to participate, if you're interested, into the activities of some of the research centers that we have in our institutes. And so really, to some extent, I would say that the opportunities that are available to you are
many, and it's really up to you to enjoy and to capture as much and as many as you want. The last thing that I want to mention is basically one new feature that we will try to add from, and we plan to add from the next year, which is basically the opportunity of a study trip to Brussels. The idea would be to give the possibility to our students to visit the capital of the European Union, to have the chance to visit, again, some of the key institutions, visit, to meet academics there, and also basically to meet think tanks, civil society, and so on and so forth. The idea is that we offer the possibility to join this trip. We will provide accommodation to the students, while again, when it comes to the travel expenses, these are covered by the students themselves. I think that this is the end of my part, and then Huvidas Candideida, I think, goes back to Maili. Yeah, thank you, Stefano. Aitäh, Stefano. Ja ma veel kord julgustan, et kui kellelgi on küsimusi, siis võite juba hakata küsima. Ja nii kaua mul on üks slaid ja ma räägin teile siis sellest, et kuidas Euroopa õpingute õppekavale suvel saab kandideerida. Et täpselt kandideerimiskuupäevad on Tartu Ülikooli kodulehel, aga need vastuvõtutingimused on siis erialakatse ja eelmise õppeastme keskmine hinne. Ja mida see erialakatse endast kujutab, on see, et me peame iga sisseastujaga lühikese sisseastumisintervjuu, ja see on siis motivatsioonikirja ja CV põhjal, mida siis iga kandidaat esitab. Et see on tõesti umbes 20 minutit. Ja need teemad, mis meid siis enne kõike huvitavad, on see, et miks te soovite õppida Euroopa õpingute õppekaval, mis on see, mida te ootate või soovite saada sellelt õppekavalt, kuidas siis mahuvad need õpingud või mahuksid need õpingud siis teie varasema hariduse ja karjääritee ja ka tuleviku väljavaadete konteksti. Et nagu ma juba ka eelnevalt ütlesin, see ei tähenda seda, et teil peab olema mingisugune erialane taust, erialane selles mõttes siis politoloogiline, või samamoodi te ei pea ütlema, et plaanite tulevikus minna tööle Euroopa Liitu, et see ei ole see, mida me siin, see ei ole see, mida me ootame, vaid üleüldse, et tahaksime näha sellist isiklikku vaadet teie õpi- ja arenguteele. Aga et kui on siis võimalik siis tekitada ka see seos senise hariduse ja töökogemusega. Pean ütlema, et meile on tulnud päris mitmed inimesed, kes ongi otseselt tulnud karjääri pöörama, ja meil on ka väga rõõmustavaid näiteid sellest, kuidas inimestel on see ka õnnestunud. Nii et kuigi me ei saa garanteerida kellelegi uut karjääri ja töökohta, siis sellegi poolest kogemus näitab, et see tõepoolest annab kindlasti CV-le ja ka võib-olla sellistele tuleviku väljavaadetele üleüldse ja enda mõistmisele väga palju juurde. Nagu ma ütlesin, siis vestlus on 20 minutit, reeglina eesti keeles, aga põgusalt siis küsime ka mõne ingliskeelse küsimuse sekka, et oleks selge, et saate ka inglise keelega natuke hakkama. Ja juba nii palju ma tean, et vestlused on 5. juulil, see on reede, ja nii mina kui Stefano oleme siis teiega seal vestlemas. Aga hetkel ongi vist meie poolt kõik. Ma nüüd julgustaksin, et kui teil on küsimusi, ükskõik mille kohta, kas võib-olla õppekava kohta, Tartu Ülikoolis õppimise kohta,
mingisuguseid muid väga praktilisi küsimusi, siis hea meelega vastame nendele küsimustele. Et ma annan nüüd natuke aega ja võite siis kas julgelt märku anda ja küsida häälega või kirjutada chati. Mulle oleks üks küsimus. Ja, palun. Et seal oli juttu, et on võimalik teha kas siis lõpueksam või magistritöö, et kui kiiresti selle nagu ära peab otsustama, et kas juba esimesel semestril, et kumba sa teha tahad või sa peaksid juba kandideerides teadma umbes, kui sa teed magistritööd, siis millest sa umbes tahaksid teha? Maybe I can Stefano answer. tahab öelda, jah? Yeah. Thanks for your question. Well, basically, definitely you don't have to decide before you come. Again, we can discuss again your ideas. Again, in any case, during the interview, question will go to, again, what you're really interested in and so on. But the decision will happen at the beginning of the second year. So there is basically no rush in that sense. Okay, thank you. Nii et esimese aasta saab rahulikult ära õppida, vaadata need põhikursused ära ja siis kolmanda semestri alguses siis saab teha selle valiku. And maybe, by the way, if I can clarify another thing. As Miley said, the decision will be taken in the third semester, but during the second semester of the first year, we will have our first sessions of the master seminar, this development seminar, in which basically we will really expose you to all you need to know about one option and the other, so you can make an informed decision. Okay, very good, thank you. Welcome. Nii, kas on veel mõni küsimus? Igaks juhuks siis kordan üle, et ehkki õppekava on osaliselt inglise keeles, siis õppimine sellel õppekaval on muidugi tasuta. Et see on ikkagi nagu eestikeelne õppekava, et see haridus on siis tasuta, kui just ei ole muidugi mingeid teisi piiranguid, mis tuleneb sellest, et olete juba varem magistrikraadi omandanud lähiajal, et see võib olla natukene teine olukord, aga muidu mitte. Siis veel ütleks võib-olla sellist asja, et vastavalt siis seadusele on töötajatele õigus taotleda õppepuhkust. Selle täpse info peab jälle üle vaatama Haridusministeeriumi kodulehelt, aga põhimõtteliselt see tähendab ka seda, et on siis võimalik võtta puhkust nii selleks, et sessioonidel Tartus käia, aga ka näiteks lõputöö kirjutamiseks, et see on siis see, mida tööandja on kohustatud ka andma reeglina. Et selline info sinna juurde. Ja palun, Stefano. Yeah, maybe just another clarification about at least the part that relates to the thesis. The thesis can be written both in Estonian and in English. You can choose basically based on your preferences. Yeah, just as a clarification. Nii, ma leidsin üles ka selle õppepuhkuse info ja ma panen igaks juhuks selle kodulehe lingiga chati, et siis saate ka vaadata, aga põhimõtteliselt siit siis saab välja lugeda, et kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul on kohe kindlasti võimalik võtta. Nii, kas on äkki kellelgi veel vahepeal mõni küsimus tekkinud? Aga kui hetkel küsimusi ei ole, siis meie Stefanoga täname teid väga kuulamast seda infotundi. Ma loodan, et te leidsite natukene inspiratsiooni ja saite targemaks, et kas see õppekava võiks olla teie jaoks.
kui teil tekib vahepeal küsimusi, siis võite alati julgelt meile kirjutada. Kontaktid on kodulehel olemas ja me püüame teie küsimustele siis vastata ja loodetavasti siis kohtume teist mõnega juba sisseastumise vestlusel. Aitäh kõigile ja head päeva! Aitäh, head päeva!